Kas Winlock saaks ehitada ka suvilat, mis on 20 ruutmeetrit, sulgudes ei vaja ehitusluba ning kui palju oleks orienteeriv maksumus ja lisaks eelmisele küsimusele siis seesama inimene jätkas, mis oleks teie pakutav lahendus, kui tahaks väikest suvilat, samas ei taha üle mõistuse suurt summat välja käia. Sulgudes teie majad on väga ilusad, täna küsijale Julia, aga Kuldre võib-olla... Ma võib-olla korraks võtaks selle teema enda arutellu. Et kui me räägime nüüd sellest 20 ruutmeetrisest ehitusaluse pinnaga hoonest, et see on põhimõtteliselt ju 4x5 meetrit, et me oleme mõne sellise pisikese abihoone nagu rajanud, aga suvilaks on ta võib-olla natukene liiga väike, et sisuliselt mahub sulle sinna ainult üks tuba või siis väiksemat sorti eesruumiga saunamaja. Ja kindlasti me tahaks ka siin Juliale öelda, et isegi kui see ei nõua ehitusluba tänases seaduses, et siis selle paigaldamise ja püstitamise juures tuleb jälgida, et ta vastaks ikkagi kehtivale seadusandlusele, et näiteks naaberhoonetest 8 meetrit, kui on kinnistul üldse lubatud selline hulk hooneid nagu rajada, et seal vaatamata sellest ehitusloa kohustuse puudumisest tuleb ikkagi natukene selgeks teha endale, et kas selle püstitamine on enda kinnistule ka lubatud. Ja ehitusluba ei vaja ka natukene suurem hoone. Ja võib-olla lisaks, et eks need mikrovajad tegelikult tulevad ka rohkem pilti. Me näeme ju Aasias näiteks ja erinevatest välisriikidest just on mikromajad kuidagi väga populaarsed. Et meie tõepoolest ikkagi ehitame senimaani pigem natuke suuremaid maju, ütleme, alates seal 70-80 ruutmeetrit on need hooned, mida meie tavaliselt rajame. Aga kui küsimus on selline, et kas me saame ehitada 20 ruutmeetrise suvila, siis me kindlasti seda saame. Et see ei ole kuidagi probleemiks. Aga nagu Liis just mainiski, et ega ka tegelikult selle väikse hoone puhul on omad nõuded, mida tuleb siiski täita. Ja hinna poole pealt, hind on tõesti väga keeruline niimoodi ühe lausega öelda ja kilo ja ruutmeetri kaupa me tegelikult ju neid hooneid ei müü, et ikkagi me müüme terviklahendusi ja seda kontseptsiooni kokku võttes, aga seda võib küll öelda, et väiksemate majade puhul kipub see ruutmeetri hind ka kõrgem olema siiski, kui me võtame siin 20 ruutmeetrise maja või siis 150 ruutmeetrise maja, siis loomulikult need ruutmeetri hinnavahed on isegi võib-olla kahekordsed kokkuvõttes. 20 ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga majjas väga palju siselahendust väga ei paiguta, et sul... Ja tehnosüsteeme ilmselt sa selliseid mis sa rajaksid 150 ruutmeetrise maja puhul. Aga seda välispiirde pindala versus põrandapinda, mis sa saad, seal võivad nagu need... Pigem arvan, et see 20 ruutmeetri kilo hinnas kindlasti kallim kui tavamarketis. Et sellise suvilate puhul on ka ju meil lubatud ilma ehitusloata, küll ehitusteatisega ehitada suuremaid hooneid, et võib-olla siin on ikkagi mõistlik ehitada, mitte pidada nii palju kinni sellest ruutmeetrist, vaid leida nagu ka väikse maja puhul selline optimaalne ruutmetraaž, mis ikkagi siseruumiliselt kõiki soove rahuldaks.